Tere hommikust! Väljas on vist veel natuke ööst ja meil pime, ma ei tea, mis kell on, mingi 5 või midagi sellist. Ja mõtlesin, et ma teen väikese mõtiskluse ja räägiks täna nulltolerantsi inimestest. Et kes on nulltolerantsi inimesed? Need on inimesed, kes ütlevad, et nad on millegi vastu, jah, enamasti vastu nulltolerants. Ja see kõik on väga tore, kui see oleks tõsi. Aga tegelikult näitab, et neil on lihtsalt nulltolerants, ütleme, nõrkuse vastu. Ja nende nulltolerants kaob väga ruttu, kui tegemist on nendest tugevamate inimestega. Kaasa arvatud, kui tegemist on väga jälkide asjadega, nagu mõrvad või midagi, ma ei tea, veelgi hullemat. Kus seda hästi näeb? No näeb hästi, kui mõni poliitik ütleb, et tal on nulltolerants. No ütleme näiteks, mis võib-olla väga vastik kuritegu. No näiteks, ütleme sugulised suhted, eks, alaealistega. Et see on, enamasti kui on tegemist väikeste lastega, see on tegemist väga jälgikuritega juba. Aga kindlasti ka moraalse teemaga, kui on tegemist alaealisega. Ja eriti amoraalse, kui teemast on see õpetajaga, kes teeb seda alaealise isikuga. Ja on väga palju inimesi, kes ütlevad täiesti mõistetavatel põhjustel, et neil on selle vastu nulltolerants. Ja ma ei tea, kas nad mõtlevad seda asja nagu lõpuni või ei mõtle, enamasti vist ei mõtle, sest ma ei kujutaks ette ühtegi poliitikut, kes näiteks keelduks kohtumast Prantsuse presidendi ja tema abikaasaga, olgu ta mis tahes soost siis. Ja, selle kohta on ka igasuguseid huvitavaid teooriaid, aga fakt on see, et tegemist on sellise paha juhtumiga, eks ju. Ja seesama poliitik, kes võib siis öelda, et on nulltolerants, siis ta järgmine päev on kohtumine Prantsuse presidendi ja tema abikaasaga, siis mingit probleemi ei ole. Või kas seal Saudi Araabias oli, kes tükeldasid mingid või tapsid mingi ajakirjanikuna, Türgi ajakirjanikuna. Midagi seal oli midagi väga jõhkrat oli. Jällegi ütlevad poliitikud, et on nulltolerants inimeste tapmise ja surnuks piinamise vastu, mis on täiesti mõistetav. Aga järgmisel päeval on kohtumine sellesama isikuga, kes seda on teinud ja siis naeratatakse ja surutakse käsi ja nii edasi ja nii edasi. Mis oleks lahend? Lahend oleks mõnikord lihtsalt võtta võimalus olla vait ja öelda tõtt, öelda seda, et reaalpoliitika on reaalpoliitika, see on väga julm, teatavad asjad on seal vajalikud, näiteks mõnikord on vaja olla kena inimesega, sest vastuse juurde näiteks lajatakse sulle atompommiga. Ja ütleme, suurema hüve nimel tuleb siis teha teatavaid mööndusi. Ja see on täiesti mõistetav. Mina tegelikult saan sellest aru, see on väga vastik, see on väga ebameeldiv, aga see on mõistetav. Aga sellisel juhul võib-olla oleks ka mõistlik mitte taguda endale vastu rindu iga nurga peal ja rääkida, et sul on nulltolerants. Sest sul ei ole tegelikult nulltolerantsi. Sul on lihtsalt nulltolerants nõrkuse vastu. Ja võib-olla, kui sa seda õpiksid möönma, oleks elu natukene ausam. Nii et ma ei tea, kas ma olen kunagi näinud mõnda inimest, kellel on päriselt nulltolerants. Päriselt olema nulltolerants tähendab seda nagu Jeesus Kristus, kes läks risti, eks. Ristile löödi, jah. Nii et see on jah nulltolerants. Aga ma ei tea, kas keegi on valmis oma põhimõtete eest ka surema. Kui sul on nulltolerants, siis sul on nulltolerants. Kui sa ütled, et sul on nulltolerants, siis näiteks poliitikas ütleb, et on nulltolerants näiteks selliste suhetavast alaealistega näiteks, et ma ju keelduks, isegi kui tema riigil oleks see vajalik, ta keelduks kindlasti kohtumas Prantsuse presidendi tema abikaasaga. Tal on nulltolerants, aga seda lihtsalt ei juhtu. Teine on, ütleme, sarnane nõrkade löömine on, et kui ma Eestis näiteks on mõneti löödud lahku terminid, ütleme natsionalism ja rahvuslus, mis on tegelikult, natsionalism on rahvusluse võõrsõna ja rahvuslus on natsionalismi omasõna, see on täpselt synonümid. Aga kes on üritanud lahku lüüa, eriti siis mingi absurdseid terminid, nagu avatud rahvuslus, mis ei tähenda mitte midagi.
sest noh, see on nagu öelda kuiv vesi või midagi sellist, sest lihtsalt ei ole sellist terminit. Ja siis nagu noh, kuna termin on lahku löödud, siis on võimalik nagu rahvuslasi ja kutsuda endale maru rahvuslasteks nagu mõnitada. No ja samad isikud, kes seda teevad, siis isegi ma nägin ühes uudistes oli niimoodi, et umbes üks päev enne oli mingi rahvuslaste mõnitamine meedias ja siis järgmine päev oli mingi Jaapani visiit. Aga Jaapan on väga natsionalistlik, märgatavalt rohkem kui Eesti. Et noh, ütleme, Eestis on ikkagi olemas assimilatsioon, olemas de facto eestlased, selles mõttes, et inimesed, kes käituvad teataval viisil, neilt ei küsita iga nurga peal, kes nende esivanemad on, eks ju, ja selline palju leebem ikkagi Jaapanis, mis Jaapanis mis tegelikult, see, et Jaapan on range, see teebki Jaapanis tegelikult selle väga väärtusliku kultuuri, seda peab ka kindlasti möönma. Aga ütleme jällegi, kes inimesed mõnitavad rahvuslust, järgmine päev miinustavad jaapanlastega mingisuguse nõupidamislaua taga. No siis, jah. Ühesõnaga, igasugused inimesed, kes väidavad asju, peaksid tegelikult mõistma, et mida nad teevad, nad kiusavad lihtsalt endast nõrgemad. Nad on lihtsalt sellised kiusajad, ahistajad. Et see oli siis täna hommikune öine mõtisklus. Tänud kuulamast nagu ikka.